E-kaubanduse võidukäik Eestis algas kindlasti koroona ajaga ning see harjumus on inimestes väga tugevalt edasi juurdunud. E-kaubanduse osakaal kogu turust pidevalt suureneb. Eile kuulutati välja selle kaubandusliigi eri toodete valdkonna tipud. Umbes 25% on kogu kaubandusest liigub e-kanalite kaudu. Et tegelikult on see päris korralik number ja see kogu kasvab iga kuuga. Et kahjuks küll peab nentima, et rohkem kasvab viimasel ajal Aasiast tellimine kui Eesti kaupmeestelt. Aga näiteks eelmine aasta oli umbes 18 miljonit pakki ainuüksi tellisid eestlased pakiautomaatidesse. Sellest 65% Eesti-siseselt ja 35% piiriüleselt ja sellest 35% tegelikult veel omakorda on 2/3 otse Aasiast. Ja see on trend, mida me näeme iga kuuga, mis kasvab. E-kaubanduse liitu kuulub üle 530 ettevõtte. 13 erinevat nominatsiooni jagati välja 160 kandidaadi vahel. Mis kõige olulisem, selle valiku sai teha kasutaja ise. Selleks ei olnud vaja kokku kutsuda spetsiaalset žüriid. Konkurents on tihe, seal oli mõnevõrra ka võib-olla selliseid üllatavaid võitjaid, aga tegelikult rahvas valis. Et meil oli täitsa 3 nädalat avalik suur kampaania. Delfis olid pidevalt bännerid üleval ja sotsiaalmeedias, et tarbijad said hääletada. 10 647 inimest, kui ma nüüd ei eksi, oli see, kes käisid ja andsid oma hääle. Et tegelikult 10 000 inimest valis parimad e-poed. Päris täpselt on keeruline öelda, et kuna me ei tea, mis põhjusel keegi andis oma hääle, kuigi soovitused olid, et kui pood pakub head klienditeenindust, kiiret tarnet ja kõike muud. Näiteks kategoorias ehitus ja tööriistad tunnustasid kliendid parimaks ehituskaupade keti Decora e-poe. Ehituskaup on reeglina väga suur ja mahukas, kui oluline on Decora puhul just e-ostukanal. Ehituspoed peavad ka pidevalt oma sortimenti laiendama. Et enam ei ole niimoodi, et me müüme ainult tellist ja ospiplaati või midagi sellist, vaid me laiendame pidevalt oma sortimenti. Lisaks on hooajalised kaubad, talvel igasugused lumetõrje, küttematerjalid ja suvel ilmselgelt aiatööriistad, grillid, kõik selline. Aga on ka selliseid kaupu, mida aastaringselt müüakse. Tapeedid, rulood, müüme väga palju vannitoa mööblit näiteks, mis on huvitav e-poe puhul. Et see ehitusmaterjali osakaal võib-olla on seal kuskil 10% tunde järgi. Ehituskaupade puhul on põhilised ostjad siiski eraisikud. Ettevõtted soetavad ehituskaupa korraga suuremates kogustes ning kindlasti soovivad kiiret tarnet, mis e-tellimuste puhul võib-olla alati nii operatiivne ei ole. Decora näitena on põhilised ostupiirkonnad suuremate piirkondade ümbrus. Decora e-poed tehti esimesena lahti juba 2010, et on üle 16 aasta vana tänaseks, et pidev arendus käib. Alguses oli ta väga algeline, et tänaseks otsingu kiirus, lehe laadimine, kõik see mõjutab. Ehk siis arendama peab kogu aeg ja meie puhul ta ikkagi toetab tavapoodide müüki, et ei saa öelda, et e-pood oleks meie põhikanal, aga ta on väga suure toega ikkagi meie tavakauplustele, ka äriklientidele. Rahvahääletuse tulemusena valiti eestlaste lemmik e-poeks aga Rahvaraamatu e-kanal.